Kuule, aga Reino, mul on rõõm, et sa oled täna siin mul külas ja ma tunnen sind. Palju aastat ma tunnen sind? 30 vähemalt. 30. Võiks öelda, et mis ta on? 13. detsember 1994 sain ma päästetud Janno Veensalu Nelipühi koguduses. Ma tahtsin just sellest intsidendist natukene rääkida või alustada, et sa tulid me kogudusse. Ma mäletan, see oli Pimedate Ühingu ruumides, kus me tollal olime. Just. Sinu õde oli vahetult, või tegelikult 2 õde oli vahetult enne tulnud ka meie kogudusse ja ühel pühapäevasel teenistusel ma märkasin ühte uut nägu ja see olid siis sina seal. Aga mis mõtted mul peas käivad, kui ma uusi inimesi näen, on üks asi, eks oleks, ma ikka mõtlen, et kas ta on nüüd kuskilt teisest kogudusest või on ta täitsa uus inimene või kes ta on või miks ta siia tuli. Aga mis mõtetega sina tol päeval kogudusse tulid? Mis sul see eelnev osa oli? Millega sa tulid sinna? No sel hetkel, kui ma sinna jõudsin kogudusse, ma olin ikka päris mitme teerulli alt läbi käinud. Läbi väga valusate katsumuste jõudnud arusaamiseni, et... Kas sul on mingisugune väikene accident või sükene mingi kähmluse teema vahetult ennem seda või? Just, et jah, ma olin oma eluga jõudnud täiesti põhja ja võitlev ateist, nagu ma teismelisena olin, see nagu oli viinud ikka täielikku tupikusse. Ja kuna mu ema ja õed olid juba kristlased, eks ma Jumalat ju teadsin juba lapsest saadik ja lapsena ma käisin aktiivselt emaga kaasas ja aga teismelisena just peale isa surma tekkis mingi selline must auk, et siis hakkasin jooma ja suitsetama ja pätti tegema. Ja... See ei olnud ilmselt suke teadlik mässumeelsus, vaid lihtsalt loomulik kalduvus, sõbrad, just. Põnev värk, eks ole, eksperimenteerin eluga ja nii edasi. Ja kindlasti oskamatus oma depressiooni ja tunnetega toime tulla. Sa tegelesid juba depressiooniga nii varajases nooruses? No kindlasti jah, et see isa surm oli ikka paras põnts, et ta oli ikka mu nagu kõige tähtsam inimene võib-olla mu elus või kas kõige tähtsam, aga mul olid väga head suhted taga, vähemalt minu pilgu läbi. Et jah, aga jah, tulles tagasi selle teema juurde, jah, ma olin ju otsinud Jumalat seal väljaspool Jumalat, siis nii nagu ise oskasin, jõudsin lõpuks spordi juurde, tegin päris mitut trenni korraga, lõpuks murdsin oma selja ja käisin arsti juures, tehti röntgen, öeldi, et jääd sandiks elu lõpuni. Wow. Ja siis minu lootus oli kustunud, siis üritasin ennast surnuks juua ja ka tervis oli selleks liiga hea. Olin aastaga joonud, sain ainult maahaavad sealt ja lõpuks siis pöördusin Jumala poole, et olin täiesti omadega läbi. See oli vist seotud ka sinu õdedega, kes eelnevalt nagu sulle mingid eeskuju jätsid. Nemad tulid ennem? Jah, just, et mu vanem õde ka, kuna ta oli nooruses üsna rasket elu elanud, koolikiusu ja kõike, mis ta oli kogenud. Ja siis tema sai päästetud ja Ja sina tahtsid taga vaielda. Ja me olime enne seda, me olime partner in crime, kaks igavast parmu. Suli. Ja jõime ja suitsetasime ja lällasime. Aga ta oli samamoodi siuke väike depressioon seal taustal, nagu oli kogu aeg. Ja siis ta sai päästetud ja mõne kuuga muutus täiesti tundmatuseni. Jättis maha suitsetamise ja ma arvasin, et mul on iseloomu, tal ei ole. Et minu ego pihta oli suur löök, et kuidas ta sai suitsu maha jätta. Ma olen mitu korda proovinud ja ei ole suutnud ja siis ma mäletan hambad ristis, jätsin suitsetamise maha, et ma saan ka ilma Jumalata, et näidata talle. Just. Ja siis jätsin suitsetamise maha, hakkasin sporti tegema. Kuna hakkas kohe üsna hästi minema, siis ma leidsin oma ebajumala spordi tegemises. Just. Aga pingutasin nii palju üle, et murdsin oma selja. Õigupoolest vigastasid selja? Vigastasin, jah, nii et ei saanud käia paar kuud ja tohutud valud ja läksin arsti juurde, tehti röntgen
ja ütles et sellest sa terveks ei saa, et 2 selgroolüli vahel kõhr oli puruks rebenenud ja üks selgroolüli oli natuke risti läinud teise peale. Ja et jah, see oli suur löök. Aga siis jah, ma olin jõudnud täitsa lõppu, täitsa põhja, leidsin, et mu elul ei ole enam mingit tulevikku. Kui vana sa siis olid? 19. Vau. Ja sellised mõtted juba sellises vanuses? Jah, eks oli elus nähtud kah juba. 1,2. Ja siis me elasime sel hetkel Karksin uias, siis ma kuidagi ukerdasin järveäärde nädala jagu päevi, õhtuti käisin seal istumas, mõtlemas elule järgi ja siis otse kui selline väike valguse kiir tuli, et aga jumal, et ma ei usu, et ta olemas on, aga et äkki ikkagi midagi on. Aga ma olin ikkagi oma ateismi ideedest nii läbi imbunud, aga siis ma olin nii murtud, ma olin lõpuks valmis siis natukene nagu järgi andma, mõtlesin, et hea küll, ma palun ühe palve, et jumal, kui sa tõesti olemas oled, et ma ei usu sind, ma ei suuda sind uskuda, ei ole. Aga juhul kui. Jah, et juhul kui, et no aita mind, et aita mul uskuda või tee nii, et ma usuks. Just. Ja see oli selline esimene suur ime, et läks paar päeva mööda, ma mõtlesin uuesti Jumala peale ja järsku ma uskusin, et Jumal on olemas. Ja see oli ikka selline ilmutus, et see täiesti Jumala ime. Ja sest alguses sul olid igasugused muud elufilosoofiad, mille najal sa elasid ja nüüd äkitselt, sa olid saanud ikkagi mingi puudutuse, mida sa võib-olla ei osanud teadlikult niimoodi identifitseerida, et millal ja kuidas see täpselt juhtus, aga sa leidsid ikkagi, et sul oli teine südamehoiak äkitselt. Just, jah, ja sellest tekkis selline lootuse kiir, et muidu ma olin oma elule joone alla tõmmanud, et sant, mina ei taha elu lõpuni sandina elada ja uhke ka. Mis sa mõtled joone alla? No ei olnud otsest eesmärki, ma ei mõelnud nüüd, et kätt külge panen või mitte midagi sellist, aga see oli täielik lootusetus, et sul oli sein ees. Väljavaated olid tulevikule väga kehvad. Nagu väljapääsmatu olukord, et ja siis tekkis usk, tekkis lootus ja siis ma otsustasingi, et kuna mu õed käisid juba sel ajal sinu koguduses, sõitsid iga nädalavahetus Pärnusse ja olid nii vaimustunud. Ja siis ma otsustasin, et nüüd ma viimane kord laupäeval oma sõbraga lähen kõrtsi, joon ennast maani täis ja see on viimane kord ja siis on kõik, annan oma elu Jumalale. Ja minu jaoks ei olnud küsimustki, et ma proovin. See oli 100%, et nii nagu ma olin pühendunult ateist ja joodik, otsustasin, et kui ma oma elu Jumalale annan, siis 100%. Aga väga huvitaval viisil, eks ole, et enne nagu lõpparve tegemist teeme veel üks korraliku arve. Kõrtsis, eks ole. Et lähme pauguga. Ja sa läksid ka siis, jah? Ja me läksime sõbraga kõrtsi. Ja ma olin olnud küll selline joodik ja kõike muud, aga ma ei olnud kunagi olnud selline kakleja, et mulle meeldis küll boks ja kõik igasugused võitlusalad ja ringis. Väga meeldis seal nagu mürada, aga ma ei olnud tõsiselt võetavalt kunagi nagu kakelnud kuskil baaris. Aga sel õhtul tekkis minu ja selle sõbra vahel selline viha, see oli täiesti nagu üleloomulik. Ja läksime kaklema, siis lõi mul nina puruks. Aga sa ütlesid ka sellele sõbrale, et ma olen täna siin, et tähistada seda, et see ajastu lõpeb ja siit edasi meil saab usklik või sa lihtsalt... Ei olnud mingit juttu, tema ei teadnud, jah. Aga eks kurat juba teadis. Sest see viha oli nagu täiesti üleloomulik, mul ei olnud kunagi varem olnud sellist, et see nagu raskus oli õhus. Ja siis läksime tülli kaklema, siis ta lõi mul nina puruks ja siis seal rüselesime ja siis oligi järgmine hommik pohmakas, silmaalune sinine, võtsin, sellisena ma küll kogudusse ei lähe. Muidu sa oleks pidanud tulema juba järgmine päev kogudusse? Järgmine päev, jah. Vau, et eelmine õhtu lähen kõrtsi, võtan ennast niimoodi oimetuks ja siis järgmine päev, jumal, siin ma tulen. Päris huvitav. Nagu sissejuhatuse asjale, kas pole nii? Jah, aga selline on-off mees, nagu ma olen tavaliselt, et ma olin juba otsustanud. Heitsin rusikat, ma tulen ikka. Ja siis tulingi nädal hiljem,
õde oli kaasas, tõi mind sinna kogudusse. Siis ma juba teadsin, et nüüd on see tseremoonia. Lihtsalt see, ja kuidagi selline vaimus teadmine, et kui ma selle otsuse teen nüüd, kui ma selle välja ütlen, et midagi juhtub, midagi nagu suurt juhtub. Ja siis oligi, et õnneks Jannol oli piisavalt silma mind sinna kõrvale kutsuda ja siis küsisid ka, et kuidas sa jumalast mõtled. Ja ongi nii, jah? Ma ei mäleta midagi, mida ma küsisin, ma rääkisin suga, aga no ma olin juba otsustanud ja ma ei tea, kas ma paistsin väga innukas välja, aga sisemiselt ma juba nagu olin otsustanud, et kindlasti ma teen selle ära. Mäletan seda, et ma üllatusin, kui ma sinu käest küsisin, et kas sa tahad oma elu Jeesusele pühendada, et sa nii kiire ja selge jahi ütlesid. Sest sinu näoilme oli ikkagi niisugune, sa istusid seal niisuguse tõsise näoga seal koguduses ja vaatasid kõike seda ja no see on selge, aga sa oled esimest korda, eks ole. Kõik on uus, sa oled võõras elemendis, sa ei tea, kuidas seal käitud, olla, teha, eks ole. See ei ole seal niimoodi mõnusalt vabalt. No see oli veel see kibestunud ateisti nägu. Just. Sisemine ei olnud sinna nagu väljanägemisse jõudnud. Ja ma olin üllatunud, kui sa niisuguse kiire jahi ütlesid, eks ole. See on nagu see teelejah seal Tootsile, eks ole. See päris õnnelik. Päris õnnelik, jah. Ja siis me palvetasime äkki seal samas suga, eks ole. Seal kohvikuruumis. Seda ma vist mäletan, me olime kohvikuruumis. Ja ma ei tea, kas me sinuga tulime ka vaatama minu juurde neid filme või tulnud või? Äkki see oli, kui see ei olnud kohe, see oli üsna varsti. Ma praktiseerisin tol ajal seda, et ma võtsin need uued inimesed, kes olid just Jeesusele oma südame andnud oma koju, mul oli ju videomakki ja telekas ja siis panin see rist ja bussikangelased filmi peale ja teinekord midagi veel ja püüdsin neile kohe nagu niisugust esimest vundamenti anda vaimus, et need asjad on juhtunud mujal maailmas ja vaatame, mis Jumal teeb aga ühel hetkel kindlasti ma tõin sind vist oma koju ka. Väga tänulik, et võtsid kohe mu eest head hoolt. Et mul oli kohe ikka hea meel, et ma nägin kohe sinust ka sellist sõbra potentsiaali ka, et oli näha, et sa usud sellesse, mida teed, et ei ole selline lihtsalt mingi näitemäng. Ja no meil on ühel päeval ju sünnipäev ja nii, et oleme selles mõttes kõndinud seda vaimulikku teekonda ka nüüd ikka väga-väga pikki aastaid koos. Ja sa muidugi olid me koguduses hiljem hästi aktiivne. Minu arust sa oled vist teinud igat asja, mis võib ette kujutleda. Jutlustamisest kuni ülistuse juhtimiseni. Lastetööd, 2 aastat. Kusjuures mulle tegelikult see enda jaoks ei olnud mingi selline asi, mis südames oleks, aga sa olid kohanäitaja ka või? Vabandust? Kohanäitaja olid ka või? Kohanäitaja olin alguses, jah. Just. Pool aastat, siis sain ülendust. Siis kas sa ei teinud mitte kodugruppi? Kodugruppi ka mõned aastad, jah. Just. Ja palju asju ju kattusid oma vahel, et oli tihe aeg, aga väga põnev. Pole, see oli nii vaimustav aeg nagu noortel kristlastel ikka, et põnevamat aega annab välja mõelda. Ja sa ilmselgelt ju muutusid selliseks tõeliseks aktivistiks, Kristuse toetajaks avalikult ja privaatselt igal pool. Iga võimalus, jagasid evangeeliumi, ma tean, et linnas siin ju, sa eilegi nimetasid, et seal Saku õlletelgis seal te kulutasite evangeeliumit ja kambaga ja siis me tegime ühisüritusi siin üle aastate, suured konverentsid ja nii edasi, nii et me plaanimegi nüüd leida sealt need vanad videod ja ära digitaliseerida, et siis me näeme ilmselt oma nägusid ka natuke nooremas versioonis. Seal on nostalgiat. Ja just. Aga sinu teekond Jumalani, mida sa just hetk tagasi kirjeldasid, oli väga põnev. Ja ma saan aru, et seal mängis ka mingit olulist rolli, mitmed sündmused kaasa arvatud sinu isa selline äkitsine lahkumine. Kindlasti, jah. Vii korraks meid tagasi sellesse aega ja päeva, kui see juhtus ja mis üldse juhtus temaga ja mis juhtus sinuga pärast seda, sinu sees? Jah, nagu ma juba mainisin, et mul on isast ainult head mälestused. Ta oli ka väga raske minevikuga, et ta vanemat tõenäoliselt tapeti siin küüditamise aegu. Mis aastal see siin oli peale sõda? Mingi 48-49, millal see? Umbes sel ajal.
et ta leiti 3-aastasena kraavist kirvehaav peas, aga imekombel oli ellu jäänud. Wow. Ja noh, ta mäletas väga vähe oma nagu vanematest või praktiliselt ei mäletanud midagi. Ta ütles, et mingi paar väga hägust pilti, et mingi talumaja, kus ta oli kuskil hoovis ja niimoodi, et see on kõik. Ja siis ta pandi lastekottu ja seal 40. lõpp ja 50. lastekodu on ikka õudusunenägu. Peksmised ja nälg ja alandused iga päev. Ja lihtsalt see fakt, et sul ei ole vanemaid ja sa oled kuskil niisuguses paigas, iseenesest on piisav. Ja võib-olla üks, mida ma hiljem suudan nagu enda jaoks sõnadesse panna, aga et ta oli ka siuke bioloom ja ikka pani tina ja kui ma veel väike olin. Teismelisena ka, jah, ja hakkas ta pihta ilmselt. Jah, aga siis ma olin mingi 5-6 aastane äkki, siis ta ka seal jõi oma mingi sõbraga koos hommikul ja siis hakkas ka midagi oma seal vanematest rääkima, et ta ikka vanemad ei olnud ja siis hakkas nutma. Aga ma olin väike poiss selline, 5-6 äkki. Ta oli minu jaoks ikka selline kõige tugevam ja kõige suurem. Ja siis ma ei tajunud seda, aga miks mul hiljem nagu soe tunne isa vastu oli kogu aeg, et sel hetkel ma ka nagu tajusin, et ta on ju ka nagu inimene. Ta näitas oma nõrkusi. Jah, et tihti on lapsed ka võtavad oma vanemaid, et ma nagu oman neid ja neil nagu ei olegi tundeid või elu, et minu elu on tähtis. Kuidagi see mulle tundub, et mõjutus, et ma ei saa nagu ta peale enam kunagi nagu päriselt vihane olla. Nagu sa mõistsid teda? Jah, ma sain aru, et tal on oma väljakutsed, teemad, asjad. Just, et mina üksi ei ole siin ilmas kõige tähtsam. Kelle ümber maailm tiirleb. Just, et me kõik oleme. Et ma olin rüblik ja süke energiapomm on ju. Jah, aga vähemalt isa suhtes mul oli kogu aeg selline nagu respekt. Hea tunne, jah. Aga siis ma olin 14-aastane, siis isa töö juures oli tööõnnetus. Et seal ma täpselt ei teagi, mis seal oli, aga igatahes... Su isa vist oli elektrik või? Ei, ta oli brigadir ehitusel, aga seal oli mingi elektriõnnetus, et mingi kas redel või kraananokk või midagi sõitis kõrgepingiliinidesse ja siis seal koheselt sai surma 2 inimest ja ühel põlesid seal käed ära ja isa oli just nende hulgas siis, kes surma sai. Ja siis mäletangi, olin koolis tavaline tund ja siis üks õpetaja tuli mu juurde, silmad märjad ja ütles, et kuule, sa peaksid praegu koju minema. Nii ütles? Ei lisanud midagi, mis juhtus? Ei, ta ei lisanud, ta ütles, et mine koju, et siis ema muidugi läksin koju, emal ja õdedel kõigil silmad nutetud ja nii ta läks. Kui sa läksid koju, kas sa mäletad seda ka, mis mõtted su enda peas olid, et miks ta nüüd keskis mul koju minna? Kas sul oli mingisugune eelaimdus või midagi? No mul oli see oli siuke nagu hirm, aga tajud, ma ei tulnud selle peale, et midagi sellist. Et seda sa isegi ei mõtelnud? Jah. Ja eks see oli ikka tohutu segadus ja siuke viha ja mis tekkis ja kuna mul just umbes sel ajal oli ka tekkinud konflikt ühe kohaliku siukse eliitkambaga, siis tahtsid seal peksa anda ja ajasid taga. Ja siis see kuidagi kattus, et ma olin nagu järsku emotsionaalselt täiesti maas. Ja siis veel see, et õue läksid, siis pidid seal oma ellujäämisest võitlema ja põgenema. Et see oli natuke liiga palju. Tol ajal ei olnud ju koolis ei mingit psühholooge. Ja see oli just selline aeg ka, et just see Eesti vabadusaeg hakkas terendama ega üldiselt inimestel ei olnud nagu väga teiste inimeste tunnete jaoks aega, et see oli selline nagu vasikat kevadel karjaväravast sisse lasta, et kõik oli nii põnevil. Poes olid järsku mingid kommertspoodides mikrolaineahjud ja tuli satelliit-TV ja see kattus sellise hullusega. Just. Ja kogu selle segaduse sees eks siis oligi üsna lihtne leida selliseid tuimesteid, nagu suitsetamine, joomine, jõidid ikka maani täis ennast, siis ei tundnud enam. Kas see depressioon, millele sa varem siin viitasid, oligi seotud peamiselt selle isa lahkumisega? No see oli kindlasti see päästik. Jah, see päästik, eks ole. Sest enne seda ma olin ikka üsna aktiivne, rõõmsameelne, ei olnud mingeid probleeme. Just. No noortel lastel on ju ka mured ja asjad ja me selles mõttes ju tajume ka juba lastena,
mingeid selliseid tumedaid tundeid aeg-ajalt, aga selline depressioon või sügav depressioon või krooniline, noh, see on nagu pigem haruldane, eks ole, kuniks on seal sellised triggerid ja tol ajal tõepoolest ega keegi väga ei osanud aidata, niisugust mõistet nagu vaimse tervise toetamine või seda ei olnud olemas, öeldi sulle, et ole mees või mis sa nutad, eks ole, ja pane edasi. Noh, seal oli kindlasti, on palju tegureid, mida sa ei teadvusta, aga me ei olnud ka väga, kuigi rikkast perest, et 5 last peres ja siis koolis on ikka sihuke nagu võrdlemine ja kõik need asjad kokku, et sa ikka tunned ennast natukene nagu alaväärsemana võib-olla. Ja. No, siis, see on osa paketist. Jah, see võimendab. Just, aga ütleme, kui mingid sellised asjad juhtuvad, kus sa kaotad kellegi, kes on sulle väga lähedane. Mida lähedasem, seda suurem kaotus, seda suurem löök ja sinu isa oli su jaoks sellise kaliibriga inimene. Nii et kuidas see siis teie perekaardid sassi lõi, seal oli ju finantsiline hoop, pluss, eks ole, juba selline distsiplineerija, eeskuju läinud, see oli ikka mitmekihiline ja see lõi vist laineid igal ühel, õdedel sul ja sul on veel üks vend, eks ole, emal, igaüks tajus neid omamoodi, kas kõik nagu olid, võrdselt sellises nendel mast maas või mõni nagu sügavamalt elas seda läbi, mõni kergemalt või kuidas sa tagasi vaatad selle riigile? No kindlasti ema elas seda rohkem üle, kui meie märkasime, et selles suhtes ta oli küll superkangelane, et tal hakkas seal käima igasugused kosilasi, aga ta viskas nad kõik välja, et kohalikud joodikud. Ja ta suutis meid kõiki üles kasvatada ja emalt võib-olla ma olen õppinud ja pärinud selle, et ei ole elus mõtet liiga palju muretseda ja liiga palju viriseda, et ta hakkas ikka kohe tegutsema, ta seal õmbles ja teenis raha selle läbi. No ta pidi vastutama pere eest. Just, et elu pidi edasi minema. Ta vähemalt, ma ei tea, kuidas ta tundis, aga ta vähemalt välispidiselt kogus ennast väga kiiresti. Ja just. Kui ma õieti aru saan, teid oli 5 last, eks ole? 5 last, jah. Jah, kanda hoolt 5 lapse eest ja olla vapper nende kõigi jaoks ja eluga edasi minna, see on juba iseenesest tõeline kangelane ema. Ja see kattus ju selle ajaga, just see 90. algus, kus oli Nõukogude Liit lagunes, midagi poes ei olnud, talongid. Just. Et see oli paras mäsu ja just see, et see oli üks suur hullus, kuna järsku oli selline vabadus, kõike võis teha, siis see oli väga pöörane aeg. Et eks sa isegi sinna keerisesse satutud, et oligi, et sa olid noor ka, järsku oli sul teed lahti, isa enam ei olnud. Ema, kui sul on nii palju lapsi ja ise selles juba teismeeas ka, et ega ta meist selles mõttes jagu ei saanud enam. Ja, sõitsid edest üle. Jah, siis me seal elasime üsna sellist pöörast elu, et joomised, pralled, suitsetamine, mingid peod. Õde oli mul üldse punkar, et nad seal vahest laaberdasid nädalaid kuskil mööda Eestit ringi. Elasid sellist nagu suht nagu korratut elu. Metsikut elu. Aga kõik siis ikkagi muutus teie pere jaoks, kui Jeesus Kristus astus nii-öelda teie olukorda seal. Jah, sest ema oli kristlane. Kes esimesena tuli peale ema? Tuligi vanem õde. Vanem õde, siis tuli keskmine Jaanika. Ja siis sina olid 3. äkki või? No tegelikult nooremad käisid ka ju kaasas kogu aeg. Selge. Mina olin see ainuke kaabakas siis, kes jäi. Must lammas, kes viimaseks jäi või? Ei, ma võitlesin, et siis oligi, tol ajal tehti 4 pühi kogudus, Karksi-Nuie, Kalju õigus oli pastor. Ja, just mäletan. Siis nad läksid kõik sinna kogudusse, siis nad olid nii vaimustunud kõik. Ja siis sealt kogudusest oli ka, meie juures oli ka tihti selliseid olenguid, siis seal käidi mind ikka pidevalt evangeliseerimas. Siis ma irvitasin neil näkku ja saatsin nad pikalt muidugi. Et ma ikka panin päris mitu aastat veel vastu. Mul ei ole mingit jumalat vaja. Et natuke võis see ka selline alateadlik mäss olla. Et isa kaotuse pärast ma ei tea. Aga ma ei mõelnud niimoodi. Aga ma olin igatahes väga kuri igasuguste usuasjade peale. Ja kui sa Pärnusse tulid, sinust sai kristlane, su õed olid siin, ma eeldan, et ka see depressioon hakkas nagu taanduma
sellest edasi, kui sa olid juba kristlane, sul oli uus siht silmade ees, kõik muutus, sotsiaalne ringkond muutus, eks ole. No neid väikeseid imesid ei jõua kokku lugeda, mis algasid noore kristlusena, et just see, tegelikult see patukoorem ja selline tühisus ja raisatud elu, et ega ta tegelikult ju kuidagi alateadlikult koormab sind kogu aeg. Et tegelikult juba kui päästetud sain, see hetkega muutus nagu midagi kohe. Et ma tundsin, et see uuesti sünd, et sa midagi nagu vaimus või hinges ikka täiesti muutus. Aga muidugi siis tuli kohe see, et üks asi, mis Jumal teeb uuesti sünniga, ta teeb su silmad lahti. Siis oli paar nädalat selline patukahetsusperiood. Siis Jumal hakkas vaikselt tuletama asju meelde, siis käisin ikka ringi, silmad peos, vahest tuli jälle leida mõni üksildane koht, kus teised ei näe, sest ikka kahetsust oli palju. Wow. Et see oli huvitav, et maailmas ma olin enda arust ikka hea inimene. Ja et kõik mõtted, mis ma mõtlesin, kui nad ei tulnud hästi välja, siis olid nad vähemalt hästi kavatsetud. Just. Aga esimene asi, kui ma päästetud sain, ma sain aru, milline tegelikult hoolimatu mölakas ma olin, kui nagu kurjad ja isekad ja vastikud mõtted kogu aeg olid, et Jumal hakkas vaikselt puhastama ja mul vedas ka, et kuna ema ja õed olid juba päästetud, siis nad olid seal terve riiulitäie raamatuid kokku ostnud ja ma olin kogu elu suur lugeja. Et siis ma seal lugesin terve selle riiuli läbi, et see kasvamine algus oli selles kasvamises ikka väga kiire ja see depressioon, ta kuidagi ta lahtus mõne kuuga. Muude asjade keskel. Ma ei tegelenud sellega. Märkamatult, just. Just, et see oligi selline imeline, et ta lihtsalt nagu, ta sulas nagu lumi lihtsalt ära kuidagi. Ja järsku avastasin, et ei ole enam. Pigem selline suur rõõm ja lootus ja selline põnevi lootus tuleviku suhtes. Aga mis hetkel sa Karksi Nuiast siis Pärnult ära tulid? Kaua ma sain seal olla, võib-olla olingi 3-4 kuud. Elasin veel Nuias, siis käisin pidevalt siin Pärnus koguduses. Meil oli hulga koosolekuid, eks ole, pühapäeval, kolmapäeval ja ma ei tea, mis päevadel veel. Kogu aeg midagi käis, eks ole. Ja siis kolisingi Pärnusse ja hakkasin tööd otsima. Ja siis mul oli veel see ju seljavigastus, et käia oli väga valus ja et ei saanud väga tõsta midagi. Aga mis sellest sai, sellest seljavigastusest? Ja sellega juhtus samamoodi, et lasin koguduses korduvalt palvetada, ei käinud mingit plõksu läbi. Aga samamoodi pool aastat hiljem valu oli läinud ja nüüd 30+ aastat hiljem ei ole seljaga olnud kordagi midagi häda. Vau, see on märkimisväärne. See on ime. Kui arst ütles, et kuule, see on sandiks jäämine potentsiaalne. Just, ja ka ei tehtud mitte midagi, ta lihtsalt Jumal tegi terveks. Et ju peale seda läksin metsa tööle ja lohistasin seal palkepäevad otsa ja väga tore oli. Me eile natukene mõtlesime nende aegade üle ja see toob soojad mälestused. Meil olid ju need ühised suve- ja talvekonverentsid. Me kutsusime neid Pärnu kristlik talvekonverents, Pärnu kristlik suvekonverents. Tegime neid mitme kogudusega siin Kahasse ja ühes. Ja mis tegi need eriliseks oli see, et tolle aja kohta olid need mitu päeva, eks ole, ja need alati lõppesid ühe banketiga, just. Mis oli siis niisugune kokkuvõtte kõigest sellest, mis Jumal oli teinud ja just arutasime selle üle, kuidas ka mitmetel koosolekutel või siis konverentsidel Jumal väga unikaalselt erilisel viisil külastas meid. Üks konverents oli niisugune, kus selline naeru võidmine tabas meid. See oli peaaegu igal koosolekul, eks. Ja piiskop Märt Vähi sel ajal ka jutlustas teatud rõhuasetustega ja teemadel ja ta ise oli kuskil seal, ma ei mäleta, kas Kanadas või püha vaim oli langenud tema peale, ta oli kuskil seal saunas niimoodi või duširuumis põrandale vajunud ja lihtsalt naernud ja siis ta oli ise mõelnud, ma olen niisugune vääritu siin, kuidas ma niimoodi olen, suur pastor, eks ole. Ja see niisugune vabastav naeru ja rõõmu võidmine tabas, ma seda mäletan igal juhul.
sa olid ühel sellel koosolekul ka juba, eks ole? Ma olin kõigil konverentsidel, ma arvan, Ilmselt, jah. vähemalt algupoolel, et Jaa. see oli ikka, need konverentsid tol ajal olid nii põnevad, et ootasid ikka mitu kuud, et millal see juba tuleb ja kui palju oli jah, vabatahtlikke, kes tahtsid kaasa lüüa ja see, just see ühtsus ja selline, mis seal tekkis, et see oli võimas. see oli võib-olla kõige rohkem kogetav sel ajal, mida nüüd hiljem ei ole nii palju võib-olla näinud isegi. Ja, annaks jumal seda jälle. Kas sa ise said ka niisuguse pühavaimu laksu ühel nendel koosolekutel või? Ma ei olnud niisugune väga kukkuja tüüp, et ma ei tea, miks. Mul ei olnud midagi selle vastu, ma olin tavaliselt ka kogu aeg rakkes, et siis ma olin juba ülistuses, tihti praktiliselt kõik koosolekud ja seal muid asju, et mul oli rohkem rõõmu, et ma olen rohkem hästi selline füüsiline, et kui ma midagi teha ei saa, siis hakkab igav. Et mulle meeldis teha hästi palju seal, et see oli mulle sama rõõmus. Aga ikka seal, sellised ilmutusi ja selliseid asju koosolekutu sai küll ja väga head jutlustajad ja seal oli pidevalt Jumal rääkis asju lahti ja mingid piibli kirjakohad, mille üle seal olid juurelnud, et avanesid järsku, et selliseid asju oli väga palju. See oli väga unikaalne aeg. Aga seal oli jah, tunda see kuidagi kõik voolas nii hästi, just tänu sellele niisugusele õhkkonnale. Et ma mäletan et seal ja just see vaimustus, kuna oligi see uus aeg, 90. algus ja siuke, et ka, et see vabadus nagu väljaspool ja see ka sisemine vabadus ja see kuidagi seda kõike seal sai nagu kogeda. Et ma ei ole niisugust nagu vabaduse puhangut või niimoodi nii tugevalt tundnud, kui siis oli, et see oli väga hea koht, kus olla. Väga unikaalne selle aja kohta. Kogudusse kohe tõmbas, et see ei tahtnud millegist ilma jääda. See oli nii ja kui täna vaata mõelda selle üle, et kas see oli see nälg, mis tegi seda, et Jumala vaim sai nii vägevasti meie keskel liikuda ja sellest tulenedes me kõik tahtsime sinna rohkem ja rohkem minna. Versus sellega, mis võib-olla tänapäeval on, et paljudel, meil kõigil muidugi on ju oma elud, oma vastutused, me oleme ostnud omale kinnisvarad, peame maksma siin laenumaksed, meil on töökohad, pikad päevad ja koguduses osalemine ja panustamine ja kas või lihtsalt vabadel aegadel tuleme kokku, oleme lihtsalt koos. Ei ole enam nii sagedana kui vanadel aegadel ja ma ise igatsen tõesti seda, mitte neid vanu aegu, aga ma igatsen seda vana aja nälga ja seda Jumala vaimu väljavalamist ja seda tõesti seda siirast rõõmu ja Jumala tähistamist, ligiolu tähistamist, et lihtsalt oleme need, kes me oleme ja siira lapselikkuse usuga võtame vastu neid asju. Et eilegi me arutlesime selle üle, et annaks Jumal jälle seda ärkamise tuld meie maale, meie linnale ja muidugi ärkamine alati algab pihta meist, eks ole, meie südamest ja nii edasi. Nii et, aga Reeno, ühel hetkel ju siin Pärnus olles kaasas kõigi vaimuliku töö ja asjadega, sükene vahva asi juhtus sulle, et sa abiellusid. Just, üsna varsti. Ja üsna varsti, eks ole. Ja siis sa elasid oma rõõmsat pereelu linnas siin Pärnus. Sul sündis ka 2 tütart, eks ole, nii et sa oled täna 2 tütre isa, õnnelik isa. Just. Aga see abielu kahjuks ei jäänud kestma, eks ole. Nii et kui sa oled jaganud, et su elus on olnud selliseid väljakutseid ja see depressiivne aeg enne, kui sa kristlaseks said, kuidas see fakt, et selline ilus, hea asi nagu abielu lagunes, kuidas see sinu nagu elupaadi kõikuma lõi ja kuidas sa selle ajaga üldse toime tulid? No eks ta oli päris raske, et seal ma kogesingi oma teist depressiooni ikka mõnda aega. Et siis, kui ma abielusin, ma ei olnud siuke naistemees, et see oli tegelikult minu esimene suhe, et mul ei olnud nagu tõsiseid tundeid kellegi vastu enne olnud. Ja sellist, mis tähendab seda, et see oli su esimene
suur armastus. Jah, ma ei olnud käinud kellegi. Kõige siiram, kõige puhtamal viisil on ju. Jah, et ma olin selline korralik tõsine joodik, mul ei olnud naiste jaoks aega. Võib-olla sul mõtted olid, aga sa ei julgenud kellegiga rääkima minna tol ajal, iganes. Jah, midagi oli, et vähemalt ei olnud sinna maale tõsiselt jõudnud. Ja just. No see oli ikka suur löök, jah, sest kui ma abiellusin armastusest. Absoluutselt. Ja kindla kavatsusega, et abielu on liit, kuni surm meid lahutab. Ja tulite mõlemad kristlased, mõlemad aktiivsed Jumala riigis, Jumala töös. See oli niisugune, kõik näitajad olid nagu olemas. Jah, aga eks see oligi, et peres oli 4 last, et abikaasal oli enne ka 2 last. Ja palju pressi, et see oli just selline aeg, kus sa pidid hästi kõvasti rabelema, et oma perelugu toime tulla ja siis kogunesid hästi paljud asjad ja eks sealt mingi selline lahku kasvamine toimus. Hakkas toimuma. Ja ma ei tajunud seda muidugi. See ongi see kurb asi, me ei taju neid asju. See on nagu see konna keetmine, eks ole. Et ükskord, kui tulid välja asjad, mis abielu nagu lõhuvad või kui nad jõuavad sinna lõppfaasi, siis ma ei osanud seda oodata. Aga enne kui me räägime sellest, mida sa tundsid veel ja kuidas sa sellega kõik toime tulid, on siuke ütlus, et niisugust head kriisi ei tohi lasta raisku minna. Ehk alati tuleb igast asjast ju õppida, eks ole. Just. Ja sa oled nagu valusaid õppetunde oma elus saanud selles valdkonnas samuti ja keegi tuleks ja ütleks, et kuule, mis on mõned niisugused tähtsad punktid, mida sina õppisid selle kõige perioodi jooksul, et mis nõu sa annaksid kellegile? Mida nagu mitte teha, millele tuleks tähelepanu pöörata. Nagu sa ütlesid, et mingid asjad lihtsalt märkamatult triivisid kuskile maale ja selleks ajaks, kui sa märkasid, me olime triivid nii kaugel üksteisest. No olid muidugi väga konkreetsed asjad, mida praegu teeks, et kui sa pead nagu asju sirgeks rääkima ja sa koged väga teravat reaktsiooni ja tugevat vastasseisu aga sellest hoolimata ei tohi jätta seda nagu tegemata. Ehk teisisõnu, kiusatus on mitte seda adresseerida, kuna seda nagu kodurahu ja paati kõigutada ei pinget tekitada, eks ole. Jah, et meil oli hästi suuri nagu probleeme algusest saadik võib-olla sellega, et vahel tahtsid mingeid asju nagu korda seada, mis nagu pereelu häirisid, aga sellest tuleb ju rääkida, eks ole. Tuleb rääkida, aga sa ei räägi ja eeldad, asjad ei juhtu, eks ole. Kui midagi kasvab viltu ja sa ei tee sellega midagi, siis ta kasvab ju kogu aeg rohkem viltu. Et ega ma ei olnud ka ju ideaalne inimene, et ma olin kindlasti tihti isekas ja kärsitu ja vähemalt seda ma teadsin, et ma armastan oma abikaasat, et ma soovin, et meie abielu toimiks. Aga üks kindlasti, et kui tekib selline kommunikatsioonitõrge, et sa ei saa mingid tunde asju, emotsionaalseid asju, rahaasju, mida iganes, et kui sulle ei antagi võimalust neid asju lahendada, siis nad ükskord selle nagu suhtega hävitavad. Kas on võimalik see ka, et me, üks võimalus, et ei julge suhelda, eks ole, või kommunikeerida neid asju, teine on see, et me ei oska sõnastada seda, mida me täpselt tunneme ja ei ole kindlad, et mis see täpselt isegi on teinekord. Kindlasti ka see, et see suhtlemisoskuseks, seda me lihvime terve elu. Jah, just. Nii et nagu Ed Koulgi ütleb, eks ole, et suhtlemine on elu aluseks, kui suhtlemine lakkab, asjad hakkavad minema ebanormaalseks. Ta kasutab niisugust näidet, et kui sa lõikad lille õie varre läbi, siis mõnda aega see lilleõis püsib päris ilus veel. Aga tegelikult suhtlemine varre või siis juure ja õie vahel on katkestatud. Just. Ja see tähendab seda, et ebanormaalsus tuleb sisse. Suhtlus on nagu, mis teeb asja normaalseks. See on tõsi niimoodi Jumalaga suheldes, inimestega suheldes, vanemad ja lapsed, eks ole. See suhtlus peab kogu aeg toimima. Ja kui see lakkab, läheb
asi ebanormaalseks ja siis selle vältimatu lõpp on surm. Just. Ja asjad, millega me ei tegele, lähevad iseenesest alati halvemaks. Just, et suhte alus, number 1 on suhtlemine, ilma selleta ei saa jääda asi püsima. Ja ka oled valmis kuulama. Aga see on keeruline teema, nii et see ei ole ju uus ilmutus, aga see on uuesti selle vana asja nagu tõdemine, et me eeldame liiga palju ja tegelikult arutleme ja räägime asjadest vähe. Me eeldame, et ju ta mõtles nii või ju siis asi on sedasi ja tegelikult on need võib-olla niisugused kellapommid, mis vaikselt tiksuvad ja ühel hetkel nagu plahvatus ära. Kas mõni õppetund või selline tarkuse sõna on sul veel, mis selle kõige ajaga sa õppisid, et mida vaata, kui ka erinevad nagu lapsed, eks ole, olemasolevad ja uued lapsed ja kas seal on mõni hea õppetund, mida sa siis nii-öelda läbi valu selgeks said või mõnes teises valdkonnas midagi? No kui vaatata selle pilguga inimesena, kes ma olen praegu, oleks kindlasti olnud asju lahendada tunduvalt lihtsam. Et kindlasti ka see, et mõlemad on noored, emotsionaalsemad, ei suuda sellist alati stoilist rahu säilitada. Et oleks ma selline inimene nagu praegu, oleks palju lihtsam anda vastuseid. Aga siis oli, et ise ebaküps oma alaväärsuskomplekside ja mingite ebakindlustega ja siis teiselt poolt ja hästi suur osa probleemidest olid kindlasti need igasugused eelnevad suhted ja pettumused, et see muster, selline usaldamatus ja mingid eelarvamused ja kerkisid üsna tihti esile just ja ja me tuleme selle pagasiga. Jah, see pagas. Ja kui sa seda nagu ei arutle läbi, et miks need asjad on nagu nad on minuga, sest mingid asjad segavad mind või on mulle mingiks võrdluse momendiks või mis iganes, et ma tegelen nende asjadega, vähemalt ma saan aru, mis toimub, on ju. Siis sa oled sellises parajas teadmatuses selles asjas. Ja statistika on hästi karm ja aus. Kui vaadatakse statistikat, näiteks paarid, kes abielluvad ilma eelnevate suheteta, kui kõrge protsent on neil jääda abiellu ja näiteks, kellel on olnud seal 2-3 suhet ja et kui palju see nagu tõenäosus langeb, et abielu kestma jääb, see on päris suur. Et mida rohkem partnereid, seda hullemaks läheb. Pole ime, et Jumal andis Iisraeli rahvale instruktsioonid, et pidid tegelikult ju abielluma ideaalis süütu mees, süütu naine. Neil ei olnud emotsionaalseid, seksuaalseid, romantilisi eelnevaid suhteid. See, mis sa said, oli see parim. Sa olid tänulik selle eest, õppisid armastama teda. Ja tänapäeval, kus me tõesti hinged on lõhestunud, me täpselt isegi ei tea, mis on hea ja mida me tegelikult tahame või mida me hindame, eks ole. Teeb selle asja palju-palju keeruliseks, kui sul on nagu 2 katkise südamega või tagapõhjaga inimest püüda ehitada ühte tervet suhet, on ju. Seal on nagu väljakutse kindlasti sisse kirjutatud. Aga kui palju nagu finantside teema võib suhetes pingevälju tuua, kui neid asju ei saada ühiselt aru või läbi ei räägita? No selles suhtes ta toob seda väga palju esile, sest sellega puutud kõige rohkem võib-olla kokku. Eriti kui on seal mingid mustreid, mida peaks lahendama, et kui näiteks ei peeta mingitest rahalistest kokkulepetest kinni või siis ta ju kerkib alati esile. Ja, sest üksi on lihtne, et teen, mis tahan, aga nüüd kahekesti ma pean ju läbi rääkima. Millised kulutused ja mis meie sissetulekud on ja kus meie väljaminekud on, eks. Just, ja see ei ole, et see toimub spontaanselt, et ikkagi asju sa pead planeerima, kokku leppima, raha on üks väga konkreetne kindel mõõde, sa ei saa teda venitada. Et siis vahel on raskemad aegu, siis sa pead suutma kokku leppida prioriteetides. Kui palju sa, Reino, paneks täna nagu kaalu või väärtus sellistele perenõustamistele ja asjadele? Tollal vist väga palju sükst asju ei olnud, täna on nagu rohkem. Kindlasti... Kas arvad, et sellel oleks võinud ka olla sükkan oluline võib-olla kas päästekoht või paranduse koht või mis iganes? No, kindlasti juba selles suhtes on ta hea, et kui on sinu
sinu emotsioonid ja nagu probleemid seal abielus, siis sa näed seda läbi oma emotsioonide Ja, ja võib-olla sa ei oska nagu näha sealt emotsioonide tagant välja, et kindlasti nõustaja oleks väga hea advokaat mõlemale poolele, täpselt. tuua esile neid häid pooli ja neid, millega peab tegelema. Aga no see eeldab seda, et siis kindlasti mõlemad pooled peavad tahtma, et see asi kestma jääb või vähemalt olema valmis nagu olema aus mõlemapoolsed suhetes, et kui seda ei ole, et üks pool ei hooligi, no siis ei tööta siis ei ole sellest ikka kasu, aga kindlasti kui vähegi on tahtmist asju parandada, kindlasti on abi. Ja tihti inimesed on nii sarnased teatud asjades, et võib-olla eriti noored pered, nad ei tea või nad ei tunne ennast. Nad ei oska sõnastada ja nad ei oska näha. Et kindlasti kogenud inimesel on selle kohta väga palju nagu jagada. Ja üks asi on see abielu aegne või kriisi hetkel võetud nõustamise ajad, et loodetavasti kas läbi tulla sellest asjast või nii-öelda vältida mingeid suuremaid prohmakaid. Teine on see nagu täitsa abielu eelne, enne kui sa abiellud üldse hakata käima nii-öelda abielu nõustamisel või abielu eelsel nagu sellisel väljaõppel. Et seda ka tollel ajal ilmselt üldse ei olnud, kui oli siis väga põgusalt, aga mitte mingit süstemaatilist, eks ole, et arutleda tead meie eesmärkides, sinu väärtushinnangud, minu väärtushinnangud. Tol ajal oli ju kõik nii uus, meil ei olnud isegi korralikku politseid ega sõjaväge ja kogudustest ju ka, et see oli väga tavaline, et keegi 18-aastane noormees sai järsku pastoriks. Täpselt. Ja et see lihtsalt oli paratamatus, et ei olnud välja kujunenud selliseid harusid. Ja selle tõttu, eks me oleme natuke kannatanud siin kasvu raskustes. Aga kui sa sellest lahutusest olid läbi läinud, kuidas sa kirjeldaksid seda perioodi, mis siis sealt sinu elus pihta hakkas? Mis need järgmised aastad sinu enda nagu emotsionaalsel teekonnal välja nägid ja kuidas see oli? Aga lõpuks oligi see, et ma tundsin, et mul hakkan juba kaotama Jumalat, et see selline sisemine mingi kõdunemine või et see lõpuks haarab sind tervenisti. Ja siis, aga see on juba pikem jutt, et kuidas see siis lõppes. Kaotasid osaliselt seda osadust Jumalaga. Kindlasti jah, väga palju. Mis see tähendas? Sa ei käinud enam koguduses, lihtsalt, ei palvetanud, ei lugenud piiblit, ei... Ma isegi aeg-ajalt käisin, aga see oli ka selline, et sa oled nagu... Ihu oli seal, aga... Sa oled nagu emotsionaalselt nagu mürgitatud ja kui sa oled mürgitatud, sa tahad ainult kuskil sohva peal lebada ja vaikselt lihtsalt olla, nii et keegi sind ei sega. Tollel ajal see oli ka kindlasti väga masendunud. Ma isegi mäletan, me jalutasime suga rannas ringi ja arutlesime nende teemade üle ja kahtlemata on ju inimesel selles faasis lihtsalt soov rääkida ja see ei ole, et keegi annab sulle nagu selge valemi, et nüüd on asi nõnda ja tee nii ja tee teistmoodi aga kuidas sa toime tulid üldse sellega, et sa ma ei tea, enda külge kätte pannud või ma kujutan ette, su mast oli ikka tõsiselt maas, isegi see lapsepõlve depressioon tundus nagu rõõmu aeg selle kõrval, eks ole. See oli palju väiksem. Ja. See ikka. Et mis aitas sind sellest teekonnast üldse nagu võidukalt lõpuks välja tulla, sest kõik su nagu ümber tol hetkel oli määrdunud päris mustaks? Jah, eks ta oligi, et tunne oli jah selline, et vahepeal oli tõesti tunne, et nagu tahaks kuskilt alla hüpata lihtsalt. Tahaks selle valu lõpetada. Just see valu oli see oli palju hullem kui füüsiline valu, et ma olen siin tegelenud võitluskunstidega ja mõõgavõitlusega ja saanud igasugu obadusega. See valu on nagu nalja tegemine selle kõrval, et see ikka emotsionaalne, vaimne valu, et seda oli praktiliselt võimatu taluda. Ja eks ma siis ajasingi lihtsalt hullu pilgu ette ja tegin hambad ristis tööd ja lihtsalt ei andnud alla. Aga mis sind aitasid selles ajas?
kas mingid inimesed, mingid asjad, mis nagu tõstsid su meeleolu, et sa pidid kuidagi ka hakkama saama? Kindlasti üks suur pluss on, et kuna mul on hästi siuke hea toetav sugulaskond, et siin õed, vennad, sugulased, ema. Elasid sulle kaasa? Ja et see aitas küll hästi palju ja siin sõbrad ja et see aitas seda natuke kergemini taluda. Selleks hetkeks ma olingi nii tuimaks muutnud, et ma olin praktiliselt ka nagu, ma uskusin Jumalat ja kõik, aga ma olin nagu igasugust nagu emotsionaalset või sellist kontakti kaotamas, et ma ei tundnud mingit huvi koguduse vastu või mingi Jumala asjade vastu selles suhtes tundsin, et ma ikkagi uskusin edasi ja see on Jumala isikusse sa uskusid, aga... Ja see on osa maailma pildist. Ja, just. Aga see oligi, et lõpuks ma tundsin, et see on nagu gangreen, et lõpuks, kui ma sellega mingit lahendust ei leia, siis nagu kaotan iseenda ka täiesti, et see mürgitab mu nagu täiesti. Kas mingid aseained tulid ka sellu sel ajal või? Õnneks ei tulnud. Tavaliselt inimesed pöörduvad alkoholi poole, proovivad nagu põgeneda mingite asjadega selles osas, et... Tundub, et Jumal säästis. Et ma tegelesin ju hästi paljude hobidega siin, mõõgavõitlusega, airsoftiga. Ja sa olid lihtsalt tuim tükk selle. Täiesti tuim, ainult siuke tuim valu. Ja tihti oligi, et sa tegid mingeid asju ja said sealt hästi vähe rõõmu ja hästi palju vaeva, aga siis väsisid ära ja läksid magama. Aga mingil hetkel pidi tulema siuke pöörangu moment vaimulikult su ellu uuesti ja mis seda siis põhjustas ja millal see lõpuks tuli? See võttis aega, aga just positiivne pool oli see, et see nagu suund muutus, et nüüd hakkas jälle minema ülespoole kõik. Et muidugi ongi, et sa oled olnud 21 aastat abielus harjunud ja kõik see kaotus ja et ikka siuke hetkeline üksindustunne vahel ja siuke oli, aga ja eriti, et me tunneme siukest asju pühade ajal, me tunneme teatud kontekstis, mida me vanasti tegime koos, käisime siin mingid hetked, mingid triggerid on muusika või mingi koht, kus lähed ja ütled, vanasti olime siin, ja siis tekib siuke paratamatu väike nagu melanhoolia ja aletseme natuke iseennast ja mõtleme, et aga mis oleks olnud, kui ja nii edasi, eks ole, see on väga inimlik. Et ma arvan, sellest sa läksid kindlasti ka läbi. Aga ma saan aru, et selline ka vaimulik uuenemine oli sinuga alanud ja läksid sa siis tagasi ka kogudusse ja olid osa vaimulikust tööst kuskil, sa olid ilmselt selleks ajaks Soomes juba? Ja, ma olin ikka Soomes. Ma siin-seal käisin, ma siin käisin aeg-ajalt Eestis kogudustes, mul ei olnud mingit kindlat kohta. Aga see sisemine tervenemine, mõned aastad peale seda lahutust oli küll selline nagu tühi tunne ja sa tahad tunda. Põhiline võib-olla oligi see, et ei olnud mitte niivõrd siuke üksindustunne, aga see, et sa ei ole nagu kellegile vajalik enam. Et meeste jaoks on see tähtis, et vahest tundsin seda, et selline sihitu tunne, aga see juhtus ka kuidagi ühe palve läbi, et ma palvetasin ka Jumala poole seal natuke hiljem juba, mõned aastad, et Jumal, et kas sa saad kuidagi mult selle üksindustunde ja asja ära võtta. Ja see on ka muutunud kuidagi nii, et ma olen nüüd olnud varsti vist 11 aastat üksi. Et ma ei tunne absoluutselt üksindust, et see on küll kummaline, aga üleloomulik Jumala arm. Ma võin sellega elada. Et mul meeldib muidugi inimestega suhelda ja tore ja kõik, aga sellist, et see oleks nüüd jälle mingi selline vai kuskil, et sa pead sellega tegelema, et mingi üksindusega, et ma ei ole ikka kaua tundnud üksindust, et see on, ma usun, Jumala arm. Ja selline sisemine rõõm, et ongi, sa lähed hommikul tööle, teed seal õues rasket tööd, aga see kuidagi siuke sisemine rõõm, et sa ei saa seda ise toota, et nagu püha vaim annab sulle midagi sellist, et sa näed mingites pisikestes asjades põhjust rõõmustamiseks või sellised väikesed võidud elus, et see on küll, tunnen sellist Jumala hoolt kogu aeg, et need on ju, kui sa oled rõõmus ja rahu on südames, et siis on ju kõik asjad, mis sa teed, on meeldivad. Ja täpselt nii.
rõõmsal südamel on alati pidu, ütleb õpetussõna, et selles mõttes see on seotud meie silmavaatega ja meie eluhoiakuga rohkem kui olukordadega. Ja noh, ongi need raskused ja kõik, et võib-olla me ise vabatahtlikult ei võtaks need enda peale, aga noh, kui see raskus ei koge, siis tugevaks ka ei saa. Et ma usun kindlasti, Jumal on teinud tugevamaks ja asjad, mis varem suutsid endast välja viia, praegu ainult kehitad õlgu selle peale. Et see, noh, ma olen Jumalale tänulik, et Jumal on nagu hoidnud ja ei ole lasknud kukkuda kuskile nii sügavale, et sealt enam välja ei saaks. Ja võib-olla mis on hoidnud ka nagu Jumala ja pääste suhtes, et samas mul on olnud kogu aeg selline päästekindlus, sest see nagu ilmustuslik arusaamine päästest on see, et mõned inimesed ongi, et nad elavad sellist soorituspõhist elu, et kui ma sooritan kogu aeg midagi Jumala riigi jaoks, et siis ma olen nagu rohkem päästetud, aga noh, ma tean, Jumal päästis mind, ma sündisin uuesti, ma ei saa rohkem uuesti sündida, ma olen sündinud nüüd Jumala perre ja on raskemaid aegu, kergemaid aegu, aga see kuidagi see päästekindlus on olnud küll kogu aeg nagu üks nagu tugev joon, et see annab lootust, et mingu nii halvaks kui tahes või juhtugu mis tahes, aga ma tean, et mul on see nagu kõige tähtsam otsus ja suhe nagu Jumalaga, et ta on ikkagi alles, et vahet pole, mis tunne minul on, sest ma ei ole päästetud mitte minu jõust, vaid Jumal on nii otsustanud, Jeesus suri meie pattude eest, et meie võiksime elada, et see on tema töö, see ei ole minu töö. Absoluutselt. Et ma ei ole nii rumal, et ma seda nagu ei hoiaks või endas, et ma nagu ei nõustuks sellega. Jaa. Ma ei ole näinud ühtegi tugevat inimest oma elus, kellel oleks olnud kerge minevik. Just. Ja tugevad meremehed ei tule mitte tasase vee peal seilamisest, vaid tormiste aegadega tegelemisest ja paratamatult meie tormid teevad ka meid endid tugevamaks, aitavad meil mõista teisi inimesi, aitavad meil aidata neid. Kogemusnõustamine on tänapäeva populaarne termin, eks ole, sa oled midagi ise läbi elanud, sa oled kõndinud sellest läbi, sa oled terveks saanud, sa tead, kuidas need faasid on ja kuidas aidata kedagi. Ja selles võtmes ma usun ka, et Jumalal on kindlasti, Reeno, sinu jaoks veel täitsa uus nagu peatükk avada. Ma loodan küll. Meie elud, eks ole, nagu peatükid, mis iganes vanuses me täna oleme, ütleme, et see on see peatükk ala 51 või 45 või 38 või mis vanus vahet pole, eks ole, see on nüüd uus peatükk meie elus. Ja muidugi ma isiklikult olen väga tundnud puudust sinust, et sa oled seal kaugel Soomemaal muidugi täna ja Jumala teed on teistsugused, kui me vahest arvame. Aga... Ma olen tundnud ise endastki puudust Pärnus olevana. Ja kes teab, võib-olla ühel hetkel Jumal pöörab need kaardid nõnda, et sa saad olla jälle tagasi Eestimaal või kus iganes need uksed avanevad. Seda me lõpuni täna ei oska siin öelda. Üks asi on selge, et Jumal on teinud head tööd sinu sees ja teinud sinu sükeseks magusaks inimeseks. Ma ei tea, see magus inimene kõlab huvitavalt, aga see tuleb nagu inglise keelest, et on nagu mõistetav. Et ma ei näe sükest kibeduse juurt sinus pärast kõike seda, mida sa oled pidanud üle elama ja läbi elama. Ja ma tõesti usun, et Jumal annab sulle ka ühe sellise uue platvormi, kus ta sind vägevasti kasutab. Nii et ma olen selles suhtes väga-väga põnevel. Mida sa ise tunned, et sa tahaksid veel öelda inimestele? Midagi tähtsat, mida me võib-olla täna ei käsitlenud siin? Et me vahel võib-olla nagu hakkamegi tundma mingit alaväärsuskompleksi või et mul on elus midagi valesti, kui on mingid raskused või asjad, et ei peaks jääma ennast identifitseerima oma läbikukkumiste nagu kogemusele rajanedes, et ikka tuleb vaadata edasi, ettepoole. Mina sa ütleks oma nooremale versioonile, kui 20 või 15-aastane Reeno istuks sul vastas, tema tulevik on alles ees.
sina oled tema tuleviku juba ära elanud. Mis nõu sa talle annaks? Võib-olla ongi see, et ära muretse liiga palju. Okay. Ma ka tegin liiga palju tööd muretsemisega ja ebameeldivaid emotsioone. Ja et siis nagu probleemide lahendamisele jääb palju vähem aega. Et tuleb jah, sellised üks küpsuse tunnusmärk ongi, et väike laps, kui tal midagi ei meeldi, ta kohe karjub ja ta elab selle kõik välja, aga me õpime ikkagi nagu ennast juhtima läbi töö ja enese distsiplineerimise, et kui sa näed mõnda sellist rõõmsameelset inimest, et üks osa sellest ongi, et ta on õppinud neid negatiivseid mingeid sundmõtteid võib-olla eirama ja muremõtteid nagu mitte laskma enda üle kasvada. Ja eriti kristlasena sa tead, et Jumal ju kõik hea eesmärk, mis sul on, Jumal tuleb sulle sellega appi. Et me ikkagi, me peame oma pühavaimu viljades kasvama, et see ei ole nii, et see kõik hea elu tuleb meile iseenesest. Aga mida sa ütleksid sellele noorele Reenole Jumala kohta, mida sa nüüd oma pikema eluga oled õppinud Jumala atribuutidest ja kuidas tema asju teeb? Mida sa ütleks talle, kes veel ei tea seda, kuidas Jumal lõpuks asjad korraldab? No mul on ikka väga kahju, et ma raiskasin seal 4-5 aastat oma elust võitlemisele kellegi vastu, kes tegelikult toob lahendused su ellu, kes teeb sinust selle nagu õige sinu enda. Just, aitab sul saada selleks, kelleks oled loodud. Jah, just, et ja kindlasti eks see ka, et sa pead õppima elus andeks andma, et teismelisena mul oli sellega suur probleem ja see oli ikka väga nagu valus kannatada andeks andmatust, see närib ja lõpuks sööb sul hinge, et sa pead õppima laskma inimestest ja sellest, mis nad sulle teinud on, lihtsalt lahti, et sa ei pea ju taga sõbraks jääma, aga sa pead õppima, et sa astud sellest välja ja lähed eluga edasi, et sa ei jää viha pidama kellegi vastu. Ja nagu keegi on öelnud, et kui halb inimene eksib su vastu, siis anna talle andeks, sest muidu on 2 halba inimest. Just, väga hästi öeldud. Ja. Aga Reino, ma tahan tänada sind selle sõpruse eest kõik need aastad. See on olnud hea. Alati, kui me kokku saame, see on nagu samalt lehelt edasiminek, eks ole, et me ei pea kompama kuidagi, et oleme võõraks jäänud või midagi sellist. No sinuga vestelda on alati väga põnev. Ja ma tahan sind eriliselt tänada ka selle sauna eest, mida sa aitasid mulle siin valmistada. Ja eile me korra tegime seda sauna. Sain ise ka maitsta neid vilju. Väga mõnus oli. Sinu puussepa ameti ja oskused on seal selgelt näha. Nii et ma olen seda nautinud iga kord, kui ma sauna lähen, ma mõtlen sinu peale. Nii et veel kord, Reino, aitäh jagamaks neid asju niimoodi avatult ja tagasi hoidmata. Ja elu ongi selline reaalne. Me ei ole siin silmitsi seismas mitte lihtsalt mingite kontseptidega ja põhimõtetega, aga tegeleme elu valusate rünnakutega ja saame muhkusid ja haavasid ja kuuldes, et me kõnnime nendest läbi ja et sina oled ka kõnnid ja sa oled ikka naerul näoga, pea püsti, selg sirge. Ma arvan, see julgustab mõningaidki. Mind igal juhul julgustab sinu elukäik ja selles mõttes tohutu põnev rääkida. Amen. Väga, väga tore vestelda. Nii et Reino, palju jumala õnnistusi sulle vennas. Amen, sulle ka. Amen. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusid alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega. Eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.